Tere kallid, mul on väga hea meel, et ma võin täna jagada teiega millestki, mis on mulle endale isiklikult väga südamelähedane. Ja ma loodan, et tänane loeng, see sõnum aitab sulle saada kirglikumaks evangelismi paljundajaks. Selle loengu eesmärk on aidata meil sügavamalt mõista evangeeliumi ja eriti evangelismi paljundamise sisu. Jeesuse korraldused seoses evangelismiga leiame 4 evangeeliumi lõpust ning apostlite tegude raamatu algusest. Vaatame üheskoos, millised korraldused andis Jeesus jüngritele enne taevasse minekut. Kõigepealt Mattiuse evangeelium, Mattiuse 28, 19-20. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja Markuse evangeeliumi 16-15. Ja Jeesus ütles neile, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Luuka 24-47. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas. Apostlite tegude 1-8. Ja te peate olema minu tunnistajad. Ja Johannese evangeeliumist natukene pikem lõik, Johannese 21, 15-17. Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele, Siimon Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus ütles talle, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu tallesid. Tema ütles talle veel teist korda, Siimon Johannese poeg, kas sa armastad mind? Ta vastas talle, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, hoia mu lambaid kui karjane. Tema ütles talle 3. korda, Siimon Johannese poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt 3. korda, kas ma olen sulle armas? Ja ta ütles temale, issand, sina tead kõik, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu lambaid. Amen. Kuigi kõik evangeeliumid ja apostlite tegude algus kajastavad Jeesuse korraldusi jüngritele pisut erineva nurga alt, moodustab see kokku ühe terviku. See tähendab, et need korraldused on üksteisega seotud, moodustades suure missioni käsu. Matteuse, Markuse ja Luuka evangeeliumid ning apostlite tegude raamatu algus kajastavad konkreetseid korraldusi, mis Jeesus andis. Aga Johannese evangeeliumis on rõhuasetus hoopis teine. Johannes rõhutab, millise suhtumisega meil tuleks neid korraldusi täita. Kui need Jeesuse korraldused 4 evangeeliumi peale kokku võtta, saame umbes sellise nimekirja. Tehke jüngreid, ristige, õpetage, kuulutage evangeeliumi, kuulutage meeleparadust pattude andeks andmiseks, toitke ja hoidke. Olge minu tunnistajad. Kui nüüd see nimekiri veel omakorda ühe sõnaga kokku võtta, siis selleks sõnaks sobib suurepäraselt jüngerdamine. Seega, kui me räägime evangelismist ja eriti evangelismi paljundamisest, on võtmesõnaks jüngerdamine. Kõige efektiivsem viis evangeeliumi paljundada on tegelikult teha jüngreid. Jeesus liikus oma maapealse elu ajal suhteliselt väikeses piirkonnas ja väga lühikese aja jooksul. Aga ta valis 12 jüngrit, kes viisid evangeeliumi laia maailma. Evangelismi paljundamine toimib kõige efektiivsemalt jüngerdamise kaudu. Täna toimub suurim ärkamine islami maailmas, sealhulgas Iraanis. Iraani peetakse kõige kiiremini kasvava kogudusega piirkonnaks maailmas. Iraani ärkamine on jüngerlusliikumine. Sealsete kristlaste eesmärk pole koguduste rajamine, vaid jüngrite tegemine. Kogudused sünnivad jüngerdamise tagajärjel. Iraani kristlased ütlevad, et me ei too neid usule, vaid jüngerdame neid, et nad tuleksid usule. See minu arust geniaalne mõte ütleb jüngerluse kohta nii mõndagi. Nimelt seda, et jüngerdades me ei saa eeldada, et inimene vastaks mingisugustele meie seatud standarditele. Jüngerdamine algab juba enne inimese kristlaseks saamist.
Kes on näinud ärkamisi, need teavad, et ärkamine toob kogudusse igasuguseid karvaseid ja sulelisi kokku ja meil tuleb hakata neid jüngerdama. Sellistena, nagu nad on. Esmalt vajavad nad lihtsalt mõistmist ja toetust. Inimesed ei muutu paremaks, kui me nendega distantsi hoiame või nendele oma standardeid nina alla hõõrume. Inimesed on valmis muutuma, kui nad kogevad armastust. Umbes 4 aastat tagasi tänaval kuulutades ma kohtasin ühte noortekampa ja sealt algas meie suhtlus. Kord me kohtusime tänavatel, kord nad tulid mulle külla, mõnikord tegime grilli koos. Ma lihtsalt olin nende jaoks olemas. 3 aasta pärast tuli 2 noort sellest kambast Next Step suveseminarile. Ja seal meie vestlused muutusid sügavamaks ja Püha Vaim puudutas neid. Nad tulid meeleparandusele ja nad andsid oma elud Jumalale. Kulus 3 aastat enne, kui need 2 noort olid valmis oma elu Jumalale andma. Nüüd, kui ma mõtlen, kuidas ma neid jüngerdasin, siis peamiselt oli minu roll lihtsalt isiklikult nende jaoks olemas olla. Jüngerdamine eeldab üksikisiku märkamist ja isiklikku suhtlemist temaga. Jeesus valis jüngrid igapäevatoimetuste keskelt. Peetrusel oli raske öö selja taga. Ta oli öö otsa kala püüdnud, aga võrgud olid tühjad. Sellest sõltus tema sissetulek. Jeesus nägi tema olukorda ja Jeesus tuli ja aitas teda selles tavalises argises olukorras. Ja see argipäeva ime, mille Jeesus tegi, avas Peetruse südame. Ja Peetrusest sai Jeesuse jünger. Jeesuse kohtumine Samaaria naisega. Jällegi täiesti tavaline argipäev. Samaaria naine tuleb kaevule vett ammutama. Ja Jeesus palub temalt juua. Kuidas sina, kes sa oled juut, palud minult samaarlaselt juua? Juudi kogukond põlgas samaarlasi, aga Jeesus palus sellelt naiselt abi. Ja sealt algas vestlus, mis viis naise meeleparanduseni. Ja mõne hetke pärast sai sellest naisest evangelist, kes evangeliseeris kogu küla. Ta ei läinud piiblikooli evangelismi stiile õppima, tal ei olnud mitte mingisugust teoloogilist ettevalmistust. Ta lihtsalt tunnistas oma kohtumisest Jeesusega. Ja selle tulemuseks oli, et terve küla sai päästetud. Muidugi õppimine piiblikoolis on väga positiivne ja ma igati olen seda meelt, et iga kristlane võiks võimalusel käia läbi piiblikooli. See on tohutult avardav ja vaimulikult kasvatav. Kui sa tahad olla hea evangeeliumi paljundaja, siis märka inimest. Kohtu inimesega isiklikult. Isiklik suhe on jüngerdamise ja evangelismi paljundamise võti. Peaaegu 4 aastat tagasi me rajasime missiooni liikumise HUUD, see on siis ingliskeelsest sõnast. Alustasime Tartus ja üsna varsti laienesime ka Tallinnasse. See on olnud üks väga põnev aeg, aga see on olnud ka väljakutsete rohke aeg. Oleme näinud inimesi meelt parandamas ja tervendamas, oma elusid Jumalale andmas. Oleme olnud väga erinevates olukordades. Aga mõne aja pärast juhtis Jumal meie tähelepanu millelegi väga olulisele. Nimelt me märkasime, et vastpöördunud tulid küll kogudusse, aga mõne aja pärast mitmed neist kadusid. Me mõistsime, et me olime väga suure rõhu pannud evangelismile, aga meil puudus hästi toimiv jüngerdamine. Olin selle küsimusega Jumala ees ja Jumal pani mulle südamesse kogukonna ehitamise. Lisaks evangelismile hakkasime süstemaatiliselt tegelema kogukonna ehitamisega. Meie tunnuslauseks sai toetavad kogukonnad. Me ehitame toetavat kogukonda. Läbi isiklike suhete, läbi rakugruppide ja läbi osadusgruppide. Rakugruppides saavad inimesed jagada intiimsemaid teemasid ning samuti on see hea formaat vaimulikuks kasvuks. Rakugrupid toetavad lisaks osadusele süstemaatiliselt inimeste vaimulikku arengut.
me oleme koostanud rakugrupi juhendi, milles on suunavad küsimused. Need küsimused puudutavad inimese isikliku vaimuliku elu aspekte, nagu piibli lugemine, palvetamine, kiusatused, finantside kasutamine Jumala juhiste järgi ja muu selline. Kuna need teemad võivad olla üpris isiklikud, siis on just rakugrupis 2-3 väga hea neid teemasid jagada. Rakugrupi juhendi abil me loome kogukonnas ka ühtse õpetuse ja võimaluse pidevaks vaimulikuks arenguks. Osadusgrupis on koos suurem grupp inimesi ja see tugevdab kogukonna tunnet. Samuti on üheks kogukonna ehitamise osaks selliste spontaansete kokkusaamiste korraldamine. Kõik see liidab meid ja tugevdab kogukondlikke sidemeid. Ja uued tulijad võivad kogeda, et nad on oodatud, nad on märgatud, nad on kaasatud. Toetava kogukonna ehitamise üheks oluliseks osaks ongi inimeste kaasamine. Oluline on uued tulijad kogukonnas teenimisse kaasata. Ja see on kultuur, mida me oma kogukonnas loome. Vahel seavad kogudused uutele tulijatele väga kõrged standardid. Enne kui uustulnukale antakse võimalus kellegi eest palvetada või vaimulikku mõtet jagada või ülistuses kaasa lüüa, tuleb täita mingisugused standardid. Aga kui ma mõtlen sellel, kuidas Jeesus inimesi kaasas, siis tundub, et temale polnud see probleemiks. Luuka evangeeliumi 9. peatükist 1. ja 6. salmist loeme. Kutsunud kokku need 12 andis Jeesus neile väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimude üle ja meelevalla haigusi ravida ning läkitas nad kuulutama Jumala riiki ja parandama haigeid. Nii nad läksid välja, käisid mööda külasid, kuulutasid evangeeliumi ja tegid haigeid terveks kõikjal. Amen. Aga samas peatükis natuke edasi me loeme, kuidas jüngrid arutavad isekeskis, kes küll nendest on suurim. Ja paar salmi edasi loeme, kuidas jüngrid pakuvad välja geniaalse idee, et kutsume taevast tule ja hävitame selle samaarlaste linna, kes meid vastu ei võtnud. Ja kui ma seda kõike loen, siis mulle näib, et erilist vaimulikust küpsust siin nende tegelaste puhul küll veel ei ole. Aga Jeesus kaasas nad teenistusse. Kui Jeesus saatis välja need 70, siis polnud nad meie standardite järele isegi kristlased veel mitte. Aga sellegi poolest ajasid nad välja kurja vaime. Jeesus ei muretsenud selle pärast, kas need 70 on ikka piisavalt küpsed, et neid teenistusse kaasata. Jeesus nägi palju olulisemat probleemi. Lõikust on palju, töötegijaid on aga vähe. Paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. Luuka 10:2. Jeesus kaasab ja läkitab neid, kes on valmis minema, sest lõikust on palju. Muide, selles samas Luuka evangeeliumi 9. peatükis on ka üks olukord, milles Jeesus ütleb midagi väga olulist. Täpsemalt siis Luuka 9:49-50. Siis Johannes hakkas rääkima. Õpetaja, me nägime üht meest sinu nimel kurja vaime välja ajamas ja püüdsime teda keelata, sest ta ei järgne meile. Aga Jeesus ütles talle, ärge keelake, sest kes ei ole meie vastu, see on meie poolt. Amen. Mõnikord me oma isekuses tahame, et inimesed meid järgiksid. Meie reegleid, meie standardeid. Aga Jumala jaoks on oluline see, et inimene Jeesust järgiks. Ärge keelake neid, sest kes ei ole meie vastu, see on meie poolt. Vahel me võime oma isekate standardite tõttu tublidest liitlastest ilma jääda. Siit tuli nüüd esile järgmine oluline point. Jüngerdamise eesmärk ei ole endale jüngrite tegemine, vaid Jeesuse jüngrite tegemine. Nüüd väljakutse on see, et me paljundame ikkagi enamasti iseennast. Ja seetõttu on oluline tähele panna, et me näitaksime inimestele Jeesust läbi enda eeskuju.
Jeesus ütles, et kes on näinud poega, see on näinud isa. Meie oleme Kristuse kuningriigi esindajad ja nii nagu Jeesus näitas enda eeskuju kaudu isa, nõnda on ka meie ülesanne näidata oma elu kaudu inimestele Jeesust. Usun, et me vajame kristlastena suuremat selgust, et teha vahet evangelismi stereotüüpidel ja evangelismi tõelisel olemusel. Evangelismi paljundamiseks me vajame laiemat arusaamist evangelismist. Tõenäoliselt paljudele seostub evangelismiga tänaval taburetil seisev ja piibliga vehkiv tegelane või linnaliini bussis kitarri mängiv kristlane või staadionil kuulutav massievangelist. Võib-olla oled sa püüdnud ka ise midagi sarnast teha ja võib-olla sa oled saanud ebameeldiva kogemuse. Aga võib-olla on need stereotüübid toonud sulle arusaamise, et mina küll kindlasti evangelist ei ole. See ei ole kindlasti minu kutsumine. Minu arust on see äge, kui inimesed niimoodi julgelt evangeeliumi kuulutavad. Aga sellel on õige mõju siis, kui sa koged, et Jumal on sind kutsunud sellisel viisil evangeeliumi kuulutama. Evangelism ei piirdu ainult nende näidetega. Evangelism on tohutult lai valdkond. Me võime näha, et Jeesus kuulutab evangeeliumi väga erinevatel viisidel ja väga erinevates olukordades. Jeesus kuulutab evangeeliumi sünagoogis, tänaval, inimeste kodudes, heinamaal, õhtusöögilauas, isegi kohtus. Jeesus kuulutab evangeeliumi pühakirja tsiteerides, haigeid tervendades, kurja vaime välja ajades, ristil surres ja hauast tõustes, ka täiesti argistes olukordades, nagu kalapüük, halastades, lapsi kallistades, hoorade ja väljapressijatega koos lõunastades. Me näeme, et evangelism ei ole piiratud mingi kindla stiili või paigaga. Õpetatakse ka evangelismi stiilidest. Ja kahtlemata on igaühel meist mingid stiilid rohkem omased. Aga ka see stiilide loetelu on liiga piiratud lähenemine. Me ei peaks jääma kinni mingisse kindlasse stiili, sest ma usun, et meie igaühe elus on lugematult olukordi, kus on meil võimalus praktiseerida kõikvõimalikke erinevaid evangelismi stiile. Evangelism ei peaks olema meie elus eksklusiivne sündmus, vaid igapäevane loomulik osa. Mulle meeldib tohutult Todd White'i mõte lifestyle Christianity ehk kristlus kui elustiil. Evangelism on kõige tõhusam, kui sellest saab sinu elustiil või eluviis. Viis, kuidas sa elad. Jeesus ütleb Matteuse 28:19, minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad. Algkeelset teksti lugedes võib seda tõlkida ka minnes siis. Ehk kuhu te iganes lähete või mis te iganes parasjagu teete, laske evangeeliumil oma elu kaudu särada. Ema Teresa on väljendanud seda nii, kuulutage evangeeliumi ja kui vaja, siis kasutage ka sõnu. Jah, evangeeliumi kuulutamine on küll Jeesuse käsk, aga Jumala igatsus on, et me täidaksime seda käsku rõõmuga. On suur vahe, kas me teeme evangelismist enda jaoks kitsasse raami mahutatud kohustuse või laseme sellel kogu oma elu täita. Viimase punktina tahaksin rääkida evangelismi paljundamisest läbi keskkonna. Ja lühidalt toimub see läbi 3 etapi. Kultuur, keskkond ja momentum ehk hoog. Läbi nende etappide jõuame eesmärgini, milleks antud juhul on evangelismi paljundamine siis. Aga see põhimõte toimub tegelikult ka kõigis teistes valdkondades. Evangelismi paljundamine toimub kõige efektiivsemalt teiste inimeste kaudu. Ja selleks me vajame saada paremateks jüngerdajateks. Jüngreid pole vaja kaugelt otsida, nad on juba sinu kõrval tegelikult. Me vajame neid märgata, neid väärtustada ja neid toetada.
Ja see on hea algus jüngerlussuhtele. Ja kui me selliselt inimesi kohtleme, siis üsna varsti me võime märgata, kuidas ka need inimesed, keda me jüngerdame, omakorda tunnevad vajadust ja soovi, kirge kedagi jüngerdama hakata, kedagi teist teenida. Kaasa momentum evangelismi paljundamisse. Kaasa momentum sellesse protsessi. Märka võtme inimesi enda ümber ja panusta neisse maksimaalselt. Toeta neid nii palju, kui saad. Avasta, mis on nende inimeste kirg ja tugevus ning toeta ja julgusta neid selles kasvama. Küsimus ei ole isegi selles, et need inimesed peaksid olema evangelisti Anniga. Vahet pole, mis nende tugevus tegelikult on. Kui sa toetad neid saamaks kirglikumaks oma andides, siis see võimestab tervet keskkonda. Ja see annab hoogu ka evangelismile. Kujuta ette, et inimene tänavalt satub kogukonda, kus on koos inimesed, kes teenivad kirglikult oma andides. Isegi kui seal kogukonnas pole mitte ühtegi nii-öelda evangelisti Anniga inimest, siis selline jumalas kirglik seltskond on juba iseenesest kütkestavalt evangeelne. Niisiis, kasutame ära momentumit. Momentumi võivad esile tuua väga erinevad tegurid. Näiteks muutused ühiskonnas. 40+ inimesed, ma usun, mäletavad veel Nõukogude Liidu lagunemist, laulvat revolutsiooni, ärkamist. See aeg liitis inimesi ja tõi kogudustesse palju rahvast. Momentum võib tulla esile nii kirikus, nii poliitikas kui ka majanduses või mis tahes valdkonnas. Momentumi põhjustab koondumine. Lumepall hakkab veerema. Soodsad sündmused koonduvad. Börsil võib tekkida momentum, kui investorid koondavad suure osa investeeringutest mingile konkreetsele valuutale, mille tulemusel selle valuuta väärtus kasvab hüppeliselt. Ning need, kes siis sellel kõrghetkel oma investeeringu maha jõuavad müüa, saavad suure kasumi, mida siis omakorda järgmisse tõusvasse valuutasse investeerida. Momentum vajab oma tekkeks keskkonda. Lumepall vajab kasvamiseks lumist mäenõlva. Ei piisa ainult mäest ja ei piisa ainult lumest. Samuti ei piisa finantsilise kasumi esile tulemiseks ainult inimestest või ainult valuutast. Börs võimaldab inimestele keskkonda, milles investeerida ja investeeringut paljundada. Evangeeliumi paljundamisega on samamoodi. Me vajame püha vaimu ja me vajame inimesi. Ja tegelikult need mõlemad on meil olemas. Jeesus on tõotanud anda meile püha vaimu ja sellest hetkest, kui meist said kristlased, tuli püha vaim meisse elama. Püha vaim elab meis ja liigub meie keskel, kogu oma väes, kogu oma varustuses. Samamoodi meie ümber on inimesed. Võib-olla me alati sooviksime rohkem inimesi, andekamaid inimesi, kirglikumaid inimesi, aga meie ümber on alati mingisugused inimesed. Meie kogukonnas on inimesed. Nüüd küsimus on keskkonna loomises. Milline peaks olema keskkond, kus püha vaimu ja inimeste koostöö saab koonduda? Ideaalne keskkond selleks on toetav kogukond. Kogukond, kus iga inimene toetab oma kaaslast, oma ligimest, eesmärgiga, et Jumal antud potentsiaal tema kaaslases võiks maksimaalselt esile tulla. Kujutage ette, et sinu kogukonnas kõik inimesed on sellise suhtumisega, sellise toetava suhtumisega. Kui me hakkame looma sellist kultuuri, siis sünnib selline keskkond, milles püha vaim võib maksimaalselt liikuda. Ja see on momentum, mida me vajame evangelismi paljundamiseks. Sellega ma täna hakkan lõpetama. Ma julgustan sind märkama inimesi enda ümber ja isiklikult nende ellu ja arengusse panustama. See ei ole ainult juhtide roll, see on iga kristlase ülesanne ja eesõigus, võimalus.
Nüüd peale loengut on meil 20 minuti jagu arutelu aega ja ma annan siit ühe arutelu teema, mida te võite siis oma kogukonnas arutada. Lähtuvalt loengust, mis võiks olla need konkreetsed muudatused ja sammud, mida kogudusena teha saame, et efektiivsemalt evangelismi paljundada? Ja mida saan mina isiklikult teha selleks, et olla parem evangelismi paljundaja? See võiks olla siis arutelu teema, mille üle mõtteid vahetada. Ma väga tänan teid, Jumal õnnistagu teid ja sütitagu teid olema kirglikud evangelismi paljundajad. Aitäh!